Väga meeldib, ma olen tänulik teile. Nii, ei ole üldse vaja muretseda. Eelnõu on tore ja hea. Ja kas me nüüd hakkame siin võistlema, kes on rohkem eestlane ja kes hoolib rohkem lastest? EKRE või keegi teine, siin ei ole mingit võistlust. Enam suuremat pere, laste, naiste ja eestlaste sõbralikumat erakonda Eestis lihtsalt pole, kui on EKRE. Aga mis on muidugi, mida ma ei saa kuidagi jätta? Siin taheti konstruktiivset arutelu. Võtta konstruktiivne arutelu seisneb selles, et me oleme reaalsuses omadega. Ja reaalsus on see, et süstemaatiliselt koosseisust koosseisuga selle koosseisu jooksul sotsid on käitunud ütleme siis nii lasterikaste perede kui lihtsalt laste kui ka naiste suhtes halvasti. Ja vähendanud naiste soovi saada lapsi, vähendanud inimeste majanduslikku kindlustunnet või ka julgeolekualast kindlustunnet ja läinud kaasa kõikide sigadustega, mille Reformierakond lauale on pannud või Eesti 200 lauale on pannud. Ma ikka tulen tagasi selle juurde, 3 korda hääletasid sotsid maha Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna eelnõu vähendada toiduainete käibemaksu, kui te istusite valitsuses. Siis ei olnud seda võimalik üldse kuidagi teha. No ei olnud võimalik. Sellel ei ole mõju ja kauplejad panevad raha taskusse. Nii kui opositsiooni sattusite, nii hakkasite sama eelnõud ise siis meile siia tooma. Samamoodi istusite valitsuses, võtsite ära kodustelt emadelt tervisekindlustuse, võtsite ära suurpere lastetoetused või oleme siis korrektsed, ei võtnud ära, vaid oluliselt vähendasite, eks ole. Võtsite ära abikaasade ühisdeklaratsiooni pealt saadava tulumaksusoodustuse, tegite automaksu, olete hääletanud maha automaksu kaotamist, olete kiitnud heaks kogu selle retoorika, millega meil siin Kaja Kallas ja kõik need teised, seesama Signe Riisalo siin on esinenud, aga täna me kuulsime seda retoorikat, kuidas mehed ei tohi kellelegi ette öelda, kes peab ja millal peab ja kui palju peab lapsi saama. Me ei taha kellelegi midagi ette kirjutada, me tahame luua motivatsiooni tingimusi, et Eesti naistel ja meestel ja noortel peredel oleks rohkem motivatsiooni ja kindlustunnest perekonda luua. Te olete selle süstemaatiliselt hävitanud noorte inimeste tuleviku usku ja kindlustunnet. Ja siis tulete siia ja räägite, et hakkame nüüd koos asju paremaks tegema. Teate, mul on sotsid teie kohta lihtne ütlus. Te veate kõiki alati alt, isegi kui sa paned plaani kirja, et sotsid veavad sind alt, nad ikka veavad sind alt. Isegi alt vedamisega veate te meid alt. Nii et teie peale ei saa mitte milleski, mitte kunagi kindel olla peale selle, et te vahetate oma seisukohti kogu aeg. Ennem siin ettekandja rääkis, kuidas meie seisukoht on muutumatu. Küsimuse peale, et miks te ennem hääletasite ühtepidi ja nüüd hääletate teistpidi, vastate, meie seisukoht on muutumatu. Te ise ka aru saate, kui jabur see kõlas või? Ilmselt mitte, te olete sotsid. Nii et ma ei hakka teid rohkem tümmima siin. See jutt, et te kunagi tõstsite 19 euro pealt 60 euro peale laste toetuse, väga tore. See oli niisugune tore asi, mida siiamaani saate rääkida, aga siis, kui oli vaja päriselt perede eest seista, vaja päriselt seista selle eest, et suurperedel oleks kindlustunne, siis te läksite kirve, kangi ja leegiheitjatega kallale neile. Ja nüüd tulete meile rääkima, et Eestis teaduspõhiselt meil on iibe probleem. Teie tegite selle. Teiega koos seda ei lahenda, see on selge. Aitäh teile. Ma arvan, et päevad tsitaat üle ära. Isegi alt vedamisega veate meid alt. Minu arust see eitus on lausa hiatus, nii et aga see kõlas igal juhul hästi.